mul on, kui Helena helistas mulle, kas helistasid novembri lõpus või detsembris? Umbes sellel perioodil. Ja ütles telefonis, et Alar, mul on teha teadlikkuse konverents. Siis ega ma tegelikult ei teadnud täpselt, mida ta mõtleb selle all, et teeks teadlikkuse konverentsi. Aga see kõlas mulle nii ilusasti, sest mind on kutsutud varem esinema müügikonverentsid ja teeninduskonverentsid ja juhtimiskonverentsid ja arenduskonverentsid ja siis sõna teadlikkuskonverents. See tundus mulle lihtsalt nii õige, sest minu sees aeg selleks teemaks on ammu küps, sellest teemast rääkimiseks. Ja vahel on tunne, et oled nagu üksi. Et sellel teemal on võimalik rääkida ainult kuskil Aasias rännates, Himaalaja mäestikes, seljakotiga rändavate inimestega või siis hippidega Eestis või siis mõne kaasfanaatikuga, kes loeb suurel hulgal eneseabiraamatuid ja vaatab Eckart Tolle videosid internetist ja siis kuulda teadlikkuse konverentsi, mõtlesin nii põnev, et kes seda kuulama tulevad. Ja siis, kui ma Helenat märtsis nägin, ma sain valesti aru, ta ütles, et ma küsisin palju inimesi registreerinud, ta ütles, et 70 inimest on, tema ütles 70, mina kuulsin 17. Ja siis ma ütlesin, et ma tegelikult ütlesin nagu, vau, 17 inimest. Et see on nagu suur asi ikkagi, et tahab teada, kuidas teadlikkus ja ettevõtlus omavahel seotud on. Sest ma eeldan, et sa päris eestikeelselt toredad sõna lampi, et sa päris lampi siia ikkagi sattun, et kuidagi kumus, et see on mingi konverents ja siis okei, et mingisugune, miski pidi sa siia tooma, mingi küsimus. Ja ma usun, et see küsimus on meil suhteliselt sarnane ikkagi, et ühtepidi võib, ma arvan, et kindlasti mingil määral sa tahad teada, mis on teadlikkus ja sellest ma täna räägin akadeemilises kontekstis, mida on avastatud teadlikkuse kohta. Kindlasti on veel asju, mida ma ei tea ja samas ettevõtlussureduse ka sind mingil määral huvitab ja siis samas minu küsimus iseenda jaoks on olnud viimased 5 aastat eelkõige, kuidas valgustada, et see on väga huvitanud just sellel põhjusel, et mul on olnud mõned väga võimsad kogemused varem isiklikult ja siis hiljem on nagu see igapäevane muretsev mõistus ja hääl, mis on suhteliselt negatiivne seal kahe kõrva vahel, hakanud segama igapäevast tegutsemist ja loomulikult sealt on tekkinud ambitsioon saaks sellest vastikust häälest lahti. Ja siis samal ajal on taustal tekkinud siis teine häälekene, mis ütleb seal, aga vaata, kui sa Alar sellest häälest lahti saad, siis sa võib-olla lihtsalt lähed sinna Jürgeni poolt esitatud 48% kasti, kus sul on hullult palju ideid, aga sa ei suuda neid ellu viia, sest sul on nii hea olla lihtsalt seal zennis kogu aeg. Ja kui ma 2013 aastal nägin Tais, siis ma olen näinud elus ainult ühte tema enda sõnul valgustunud inimest, kes siis on konstantselt kogu aeg mitte ainult teadlik, vaid siis Buda või Jeesus, nagu ta ise ütleb. Ta on 33 aastane, oli siis üks naisterahvas Lisa Cairns ja ta tegi Tais ühe saare peal oma rõdu peal nii-öelda satsange, kus siis inimesed tulid kokku ja said talt tasuta küsimusi küsida. Ja siis minu üks küsimus tal oligi, kuule, aga Lisa, mis juhtub siis, kui sa, kuidas ikkagi see valgustumine, kuidas see teadlikkus, kuidas see on seotud äriga, kuidas see aitab businessit? Ja siis ma olin üks telediktori või kes need on seal nagu intervjueerija näoga nii, palun mulle ühte ja konkreetselt õiget vastust. Ja siis ma nägin, kuidas ka valgustunud inimesel jooksis juhe kokku. Ja siis tundki ühtegi sõna, sest ta ei täitsa aitas. Ja siis ta lihtsalt naeratas üks ja natuke totra näoga ütles, I guess you have to find it out. Ja siis siin ma nüüd olen nagu otsimas seda vastust, siis kuidas need omavahel seotud on ja mõned, et Ingvar aitas mõned vihjed ja Jürgenit tulid vihjed ja neid tuleb täna kindlasti veel ja eks see on ikka nii, et kindlasti on paljud teist kogenud seda, et kui perekonda ostetakse uus auto, siis mõne aja pärast märkad sa seda autot igal pool, kes on seda efekti näinud, palun näite käega. Aga vaata, sa ei tõuse ju hommikul üles ja ei mõtle, et täna ma tahaks näha oma Toyotat. Et sa näed seda ja sul ei ole valik ka mitte. Ehk märkamine toimub sinu teadliku soovita märgata. Ja seetõttu huvitav on ka see, et see jutt ju, mida ma täna räägin, on toimunud justkui selle eelduseks on olnud mingid küsimused.
Need küsimused on siis nii-öelda sellest keskkonnast, kus ma elan, kaardistanud mingisuguse portsu vastuseid. Aga nii nagu kui sa ostad uue auto, hakkab su aju nägema teisi autosid eelmise mudeli kõrval, siis samamoodi kõik see jutt, mida ma täna räägin, see on ajas muutuv. See on lihtsalt üks hetk minu elus, kuhu ma olen praegu jõudnud ja peaaegu kõik mõtted siit arenevad edasi ja kui me kohtume teiega 2-3 aasta pärast suurendusega, ma räägin nendest samadest asjadest veidi teistmoodi. Seega, palun ära löö mind mõttes risti, kui sa tunned, et mõni asi läheb sinu teadmistega ja kogemusega vastuollu, vaid lihtsalt võta seda ühe mehe rännakul avastatud, mis võib-olla aitab ka sul paremini teadvustada neid mõtteid peas, mis asi on teadlikkus, mis asi on ettevõtlus ja kuidas need omavahel seotud on. Nüüd teekonnal siis oma küsimustega ja teekonnal siis küsimustega vastusteni sattusime jalutama eelmise aasta sügisel Tallinna Loomaaias ja minu kõrval kaasvestlejaks minuga oli siis Veronika Osave-Jüssi, kes on siis sellise toreda blogi nagu kunstimeistrid.ee looja ja ta elab juba mõnda aega Taanis. Ja meil tekkis üks huvitav vestlus sellest, et taanlased väidetavalt on oluliselt õnnelikumad kui eestlased, nende koolisüsteem on oluliselt arenenud kui see, mis meil siin Eestis on. Ja kui ma selle aasta jaanuaris olin Tais taaskord, siis ta saatis mulle meili peale ühe uuringu. Ja selle uuringu sisu oli siis see, et 2 Taani professorit ülikoolist tegid teadustööd ja nende üks teadustöö huvi fookuseid oli see, et kui väga on geneetika seotud õnnetundega. Et kui taanlased on justkui väga õnnelikud rahvana ja nende well-being ehk subjektiivne heaolu on kõrge, siis kuidas see võib olla seotud nende geneetikaga? Ja kui siis kaardistatud on inimgenotüüp, eks ju, erinevad rahvused ära ja siis, et kas on mingi seos, et mida kaugemale, ehk mida lähemal Taanil, seda õnnelikumad inimesed subjektiivselt on ja mida kaugemal Taanist, et siis nad nagu väidetavalt muutuksid vähem õnnelikuks. Ja see oli nende hüpoteesi küsimus. Ja siis on ma arstiteaduskondast ei ole õppinud, seega palun andesta mu nüüd kuidas tehniline sõnavara kasutus, aga meie sees peaks olema siis üks proteiinid põhinev serotoniini transportiv geen, millest on siis 2 versiooni, lühike ja pikk. Ja nende idee oli siis see, et väidetavalt selle geeni, seda nimed ma näitan varsti tahvli peal, see oli keeruline, et mulle ei jäta meelde, et väidetavalt selle geeni lühikese versiooni all, seda geeni lühikest versiooni olevad inimesed on siis oluliselt suurema tõenäosusega, negatiivse maailmavaatega ja kalduvad asju nägema mustades värvides ja neil on oluliselt suurem šanss olla depressioonis. Ja siis nad tahtsidki näha seda, et kui väga siis selle geeni avaldumine rahvastiku seas mõjutab selle rahvastiku heaolu. Nüüd, siin on üks joon, eks ju. Nüüd, vaat see alumine näitab, see on selle geeni nimi, SHTT blablabla. Nüüd, siit läheb siis joon ehk protsent inimestest, kellel on see geeni siis avaldumine just sellest, mida rohkem on seda geeni, seda suurem tõenäosus olla õnnetu. Ja siin on siis joonis very satisfied ehk inimeste enda hinnang oma õnnetundele. Nüüd me vaatame, vaat siin üleval on Taani. Taanlastel on rahvastikust selle nii-öelda depressiooni soodustava geeni ja osakaal rahvastikust suhteliselt madal ja need on very satisfied. Siis me vaatame siin Soome, kes on ka well-being'us tabelis koos Taani ja Rootsiga kõrgel. Me näeme ka, et nad on very satisfied siin kõik koos ja neil on suhteliselt sarnane koht ka selle rahvast, sest nad on genotüübilt sarnased. Ja nüüd on hästi huvitav, et ma kirjutasin nendele meestele kirja, et küsin, where's Estonia? Ja siis nad kirjutasid mulle, need 2 meest on siin all, eks ju. Eugenio Proto ja Andrei J. Oswald ja mulle vastas Eugenio. Ja ta kirjutas mulle, et Eesti on väga huvitav, et meie genotüüp on sarnane siis taanlastele, rootslastele ja soomlastele, aga nagu kui sa korra vaatad selle 30-40 juurde, niimoodi magical check'i, Estonia on nüüd siin. Meil on oluliselt vähem inimestel seda geeni, ehk meil on tõenäosus olla üks maailma õnnelikumaid rahvaid, vähemalt meil on tõenäosus olla üks vähem stressis rahvaid üldse, aga me oleme kõige rohkem peaaegu stressis, kõige vähem satisfied. Ja see tekitab loomulikult järgnevad küsimused, sest sellel on ka mingid tagajärjed.
see on näiteks ju see tabel, mida me nägime, see on 2014 aasta, see on 2015 aastal just avaldati, nädal aega tagasi saabus minu postkasti siis Welcome to Estonia uut kampaaniat loovalt inimeselt siis World Happiness Report 2015. Ja Eesti on siis World Happiness Reporti järgi 2015 73. kohal maailma riikidest siis õnnetunde järgi. Me teeme ära lätlastele. Aga leedukatelt saame juba pähe. Ja kurb asi on veel see, et näiteks 2012 aasta andmetele Eesti lapsed Ivar Trööneri sõnul on Euroopa kõige õnnetumad. Ja vaata, miks see mind teemana huvitab, et miks mu küsimused on mind siis sellise temaatikani viinud, on see, et üks minu fookuseid on aidata ettevõtetel teenida rohkem tulu. Ja loomulikult see on mind viinud igasuguste uuringutega, mis aitab siis ettevõtluses rohkem tulu teenida. Ja mis mul on jäänud silma on see, et Gallup Group, maailma suurim era- ja riigisektori uuringuid läbiviiv organisatsioon on korduvalt väitnud, et SKP tõusu eelduseks on kõigepealt rahvastiku õnnetunde kasv ehk well-being'u kasv. Ja kui me tahame, et meie majandus õitseks, siis meil peab liikuma õnnetunne 73. positsioonilt ikka hüppeliselt ülespoole. Ja siis tekibki küsimus omakorda, aga mis kui SKP kasvu tõusu eelduseks on well-being'u ehk heaolu kasvu? Mis on siis omakorda well-being'u ehk heaolu kasvu eelduseks? Ja vastus siis, millele mina olen jõudnud, on see, et heaolu saab kasvada siis, kui on põhiselt headust. Kui inimeste omavahelis suhtlemises on hoolivust ja helmust. Ja nüüd tekib omakorda küsimus, aga kuidas saab kasvatada headust iseendas? Ja see on mind viinud ühe hästi huvitava mõtteni. Minu jaoks on see mõte väga originaalne ja ma tahaks seda tutvustada teile. Igat asja maailmas on võimalik vaadata vähemalt läbi 3 erineva perspektiivi. Üks perspektiiv, millele me saame keskenduda, on asi ehk tulemus ise. Oletame, et see mees siin on kunstnik ja ta hakkab maalima seda päikeseloojangut. Ja vaata, kujutame ka oma ette, et nüüd teda elamisel ei seisa ja on ainult see päikeseloojang, mille ta on maalinud. Ehk meie seina taga ei ole enam foto kunstnikust, vaid me näeksimegi fotot maalist. Ja seetõttu üks perspektiiv, millest me saame asjadele läheneda, on alati asi ise. Me saame rääkida maalist kui tulemusest, me saame rääkida, mida me maalil näeme. Me saame öelda, et näe, seal on päike ja hästi sellist teatud värvi taevas ja me näeme seal taga võib-olla merd ja me näeme puid ja me saame rääkida tulemusest kui sellisest. Samamoodi ettevõtluses me saame rääkida ettevõtte müüginumbritest, me saame rääkida kliendi rahulolust, me saame rääkida sisekliendi rahulolust, me saame rääkida tulemustest. Aga tulemusi vaadates kõrvalt ei ole meil võimalik õppida, kuidas neid tulemusi saavutatakse. Just nagu vaadates maali ei ole meil võimalik ainult maali vaadates õppida sarnaselt maalima. Siis on teine perspektiiv, kuidas me saame maalile või ükskõik millele läheneda. Ja see perspektiiv esineb enne seda, et kui siin on maal, siis see on enne maali ja selle perspektiivi nimi on protsess. Ehk me saame küsida, et süke on maal, aga huvitav, millist tehnikat see kunstnik kasutas, et seda maali teha. Huvitav, millist värvi ta otsustas valida, milline oli materjal, milline oli temperatuur. Me saame küsida protsessi kohta küsimusi, et leida vastus küsimusele, kuidas. Kuidas tekivad müüginumbrid, kuidas tekib kliendi rahulolu, kuidas tekib edu. Ja vaata seetõttu viimase 10 aasta vähemalt Eesti ettevõtlusmaastikul pakutav koolitusturg on keskendunud küsimusele, kuidas. Me oleme tahtnud hästi selgelt ära kaaristada parimad praktikad usus, et kui ma õpin ära selle täpselt, mida teevad näiteks Eesti parima TripAdvisori restorani Rataskaeva 16, mis on 23 kuud järjest, on TripAdvisori number 1. Võtab üks ühele seda, mida nende töötajad teevad ja siis paneme uude restorani lootuses, et tuleb sama tulemus, siis me avastame, et seda ei juhtu. Või kui me kopeerime oma ettevõtte parima müügiinimese tulemusi, panem kirja sõna-sõnalt, mida ta telefonis räägib, siis ta ei saa täpselt ja anname selle uuele müügiinimesele.
siis me avastame, et ta ei hakka samasuguseid tulemusi tegema. Või me otsime üles Eesti parimad juhid, küsime, kuidas nad oma töötajatega suhtlevad, arenguvestluseid peavad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik need protsessi koolitused. Ja siis anname need uuele juhile või mõnele teisele juhile ja ta teeb täpselt järgi ja ei saa sama tulemust. Ja seetõttu on tänase päeva kõige modernsem juhtimis- ja ettevõtlus uurimisfookus ülikoolidel läinud Harvardi tasandil protsessist ühe sammu veel ettepoole ja selle sammu nimi on allikas. See on see hetk, kus kunstnik ei ole veel pintslit kätte võtnud, et maalima hakata. Ja allikas on ka minu uurimisobjekt. Miks allikas on tähtis? Ma toon sulle ühe hästi selge küsimuse. Oletame, eksisteerib 2 paralleeluniversumit, kus elab siis üks kunstnik. Ühes universumis see kunstnik täna kohtub oma hingesugulasega. Ta saab kokku, ta on vallaline mees või naine ja ta näeb seda inimest, keda on aastaid juba otsinud ja ta saab sellega täna tuttavaks. Ja nad armuvad esimesest silmapilgust, nad kogevad kahekesti, ta kogeb sellist emotsiooni, mida ta on aastaid igatsenud. Ma tahaks, et sa tõstaks korra käe, kui sa oled korra elus armud. See on see päev tema elus. Nüüd on teises paralleelreaalsuses elab see sama kunstnik, aga selles teises paralleelreaalsuses see kunstnik sellel päeval, seal ta on olnud pikki aastaid ühe naisega või mehega koos elus, ta armastab seda naist või meest kogu südamest, aga see päev ta saab teada, et see naine ja mees teda ei armasta või armastab hoopis mõnda muud naist ja meest ja see murrab tema südame. Ma tahaks teada, kelle süda on vähemalt korra elus murdunud, palun näite käe. See on see päev. Ehk on need 2 erinevat päeva. Ja sama kunstnik ja nüüd küsimus, palun mõtle hästi teravalt mulle kaasa, ole kohal. See inimene 2 erinevas reaalsus läheb siia ja see on sama päikseloojang. Ja tal on täpselt need samad värvid ja instrumendid, millega oma tööd teha. Tal on täpselt see sama õpetaja ja õpetus. Kuid sees on üks kunstnik armunud ja teine on just lahku läinud oma armastusest. Kas see mõjutab maali, mida meie lõpus näeme? Ja või ei? Ja mina arvan samuti, et mõjutab. See, mis mu sees toimub, on kõige eelduseks. See allikas määrab ära looming. See ei tähenda, et looming protsessi oleks tähtis, et oskused oleks vähetähtsad. Ei, see on väga tähtis. Aga oskused muutuvad täiesti erinevaks tulemuseks, kui allikas on erinev. Seega, kuidas saada teada, mis toimub allikas? Sest vaata, kui me tahame, et SKP tõuseks, eks peab heaolu kasvama, eks peab headus suurenema, aga headus suureneks, seda allikas peab olema headust täis. Ja siis me jõuame omakorda küsimusele, mis on headuse eeldus minu jaoks. Ja siis minu uuringud on viinud siis järgmise teemani, et kuni 85. aastani 1985 arvas väga suur hulk psühholoogidest ja akadeemilisest ringkonnast, aga ma arvan, et joogamaailm arvab ammu juba sajandeid teistmoodi 1000 aastaid, aga akadeemikud, need läheb aega. Et oli uskumus ja see uskumus oli selline, et vanus ja mentaalne komplekssus, et minu võimekus maailma mõtestada, tajuda reaalsust, anda tähendusi, et kuni 20. eluaastani meie aju areneb ja siis lõpeb aju areng ja siis kogu ülejäänud elu me läheme edasi täpselt samasuguse ajuga, saame võib-olla juurde elukogemust, aga otseselt inimesena, isiksusena ei arene ega muutu. Ja seetõttu on akadeemilises maailmas teinud väga teed rajavat ja väga olulist tööd teadlikkuse justkui esoteerilise maailma ühendamisega siis selle akadeemilise maailmaga ehk vasakut ja paremat ajupoolkera või siis hinge ja mõistust ühendavat tööd. Selline mees nagu Robert Kagan, kes on Harvard Graduate School of Educationi siis professor ja doktor. Ja Robert Kagan on alates 80-ndatest juba rääkinud nii palju ja nii hästi, kui ta vähegi on osanud teemal, et vanusega, see on jälle vanus, siin on mentaalne kompleksus, vanusega inimese mentaalne kompleksus siiski muutub. Ehk me näeme siin trendi kasvuna ja me näeme siin, et 30. eluiga on 5 erinevat või 6 erinevat punkti. Ja mida see tähendab? Tema idee oli selles, täna jõuab neuroteadus ju sinna samamoodi järgi, et aju on plastiline, see on muutumises.
ja Keegani idee on see, et sõltumata vanusest, igas vanuses, 20-aastaselt, 30-aastaselt, 40-aastaselt, 50-aastaselt, on täiesti erineva kvaliteediga 20-aastased, on täiesti erineva kvaliteediga 30-aastased, täiesti erineva kvaliteediga 70-aastased. Inimene on muutumises. Ja nüüd tema muutumine on siis pandud sellisesse mudelisse. On aeg ja mentaalne komplekssus. Ja Robert Kagan on siis meele ehk teadvuse arengu jaganud 3 etappi. Kokkuvõttes käib see kokku tema täiskasvanu arenguteooriaga. Ja mida tähendab täiskasvanu arenguteooria? Ma kohe selgitan seda punkti, seda kõike joonist laiemalt. Kujuta nüüd palun ette, kui sa vaatad seda ruumi, siis siin ruumis sa näed valgust, ehk siin on, sa tajud seda hetke praegu oma 5 meelega. Siin on valgus, sa näed värve, sul on visuaalne meel kaasatud, sa kuulad, sa kasutad oma auditiivset meeletalu, sa suudad keskendu väga oma maitsele, oma suus, kuigi see on ka seal olemas, sul on taktiilne tunnetus, pepu on vastu tooli, värk toimub sinuga. Ja samas ma palun sul korra teha sellise katse. Pane silmad kinni, aga ära veel pane, ehk see aeg, kui sa silmad kinni hoiad, proovi 15 sekundit mõelda mitte millegile. Ma palun 15 sekundit su pähe täiesti vaikus, ehk ainus ülesanne, ära 15 sekundit mõtle mitte millegile, pa silmad kinni. Ma hakkasin aegla lugema, 15 sekundit läks. Tee palun silmad lahti. Kes suutis olla 15 sekundit, tähendab, küsi vastu, kelle tuli, isegi kui sa andsid ennast parima, 15 sekundi jooksul pähe vähemalt üks mõte. Ole aus, ära nüüd hävene, siin ei ole valgustunud. Ja mis see eesmärk selle küsimusel oli, on see, et vaata, ma rääkisin, et me näeme, tajume seda reaalsust läbi 5 meele justkui objekte oma teadvuses. Aga kui sa oled väike laps, siis kui lapsel tuleb peale jonn, või kui lapsel tuleb peale tohutu rõõmu eufooria, siis sa oled avastanud, et lapsed hakkavad rõõmust hüppama. Või nad jonnivad ja sa ütled, no ära jonni, ja ta ikka jonnib. Ja miks ta jonnib on see, et ta ei suuda näha, jonn võtab tema üle, ta ei suuda näha mõtteid, mis põhjustavad jonni kui objekte oma teadvuses. Ja ta ei suuda näha ka oma emotsiooni, halb tuju või rõõm kui objekti oma teadvuses. Need emotsioonid omavad teda, need juhivad teda. Tal ei ole valikut, sest ta ei suuda veel eralduda oma emotsioonidest ja mõtetest. Ja need 3 erinevat arenguetappi Robert Kagani järgi iseloomustavad siis seda protsessi, kuidas inimmeel areneb ajas. Esimene etapp, socialized mind, kujutab sellist teadvuse tasandit, kus vaata, point ongi, kogu asi on objektid ja subjektid. Mida sa tajud kui objekti endast väljast ja millele oled sina subjektiks, et mis juhib sind? Kui sa oled socialized mind tasemel, siis sa juhindud kõigest sellest, mida teised inimesed tahavad. Mu ema tahab seda, ühiskond tahab seda, sind juhivad stereotüübid. Sa ei saa isegi teadvustada, miks sa nii teed. Ja sa ütled, no ka naised ju teevad nii, või mehed peavad niimoodi. Ja sa isegi ei näe seda, et mehed saavad ka teisiti, sa lihtsalt käitud automaatselt. Sul on programm, mis sind juhib ja millest sina isiklikult teadlik ei ole. Sellest järgmine aste on self-authorized mind. Ja mis nüüd juhtub self-authorized mindile arenedes on see, et inimene hakkab teadvustama ühiskonna soove, oma ema tahtmisi, isa tahtmisi, sotsiaalseid stereotüüpe, natukene kui objekte. Ta jälgib oota, aga miks ma üldse nii käitun, mida mina tahan? Ja nüüd tema peamiseks fookuseks saab küsimus, mida mina tahan, mis on mulle oluline. Ja see suurendab tema fookust, see suurendab tema jõudu tegutseda. Kuid sellel on järjekordne probleem. Nüüd ta on selle ohver. Ta ei näe oma tahtmist kõrvalt kui objekti, tema tahtmine juhib teda ja see, et kuhu see tahtmine ta juhib, ei ole enamasti see, mida ta päriselt elus vaja. Ma käisin Rootsis eelmine aasta ühel Art of Hosting koolitusel ja ma leidsin ühe miljardäri suve residentsist, kus see toimus raamatud The New Leadership Paradigm. Ma ei varastanud seda, ma ostsin selle ära, see inspireeris mind ja selle autor on kirjutanud raamatu Socialized Mindist või sellest self-authorized mindist järgmiselt.
Tõeline probleem ei ole mitte äriinimeste fanaatiline fokusseerumine ainult kasumile, vaid see, et need, kes täna juhivad ärisid ja organisatsioone, näevad end ülejäänud ühiskonnast justkui eraldiseisvatena. Neid juhib uskumus, et nende ainus vastutus on ettevõtte omanike ees. Samuti juhib neid uskumus, et ka omanikud on mingil maagilisel moel ülejäänud maailmast eraldiseisvad. Tundub, nagu meie ärijuhid oleksid kaotanud reaalsustaju ning nad elavad mingil teisel planeedil. Kui nad on kodus peredega, siis soovivad nad elada turvalises ja ilusas kohas. Neid siiralt huvitab oma lastelaste tulevike heaolu. Nad soovivad, et lapsed saaksid elada paremas maailmas. Nad tahavad, et need lapsed näeksid kogu maailma ilu ja mitmekesisust. Ja ometi, niipea kui nad panevad lipsu ette, kaob neil reaalsustaju ning nad sisenevad mängumaailma, mis lõhub seda sama kohta, mida nad eraelus nii väga hoida soovivad. Ehk neid juhivad nende eesmärgid, nende egoambitsioonid ja need egoambitsioonid ei pane tähele loodust, inimesi ja seda, mis on päriselt tähtis. Ja siis on veel, sellest saaks oluliselt sügavamale kõiges minna, aga siis on veel üks tase, mis on siis self-transforming mind, kus ma hakkan nüüd nägema mõned objektidena oma teaduses ühiskonna soove, ühiskonna nõudmisi, oma ema, naise, kelle iganes tahtmisi ja ma hakkan nägema ka enda tahtmisi kui objekte ja mul tekib nüüd valik. Kas ma lähen selle tahtmise järgi või ma lähen selle järgi, mis on tõde siin ja praegu. Ja näiteks Dalai Lama on pandud sellele samale arenguteele, kui inimene kasvab budismis, siis ta on silmad kinni, ta ei näe üldse teisi võimalusi, nagu sa oled võib-olla näinud palju Jehoova tunnistajaid, ei, kõik on nii ja kõik muu on võimatu. Ja, või miks Vene aeg oli nii propagandapõhine, miks väliskirjandus oli keelatud, sest vaja on see socialized mind, et inimesed mõtleks ühtemoodi. Nii kui sulle tekib uus info killuke kõrvale, sa loed ka näiteks kristlikku teksti või hinduismi teksti, siis korraga su budismi klapile avaneb kõrvale, see muutub üheks objektiks ja tekib Kristus kõrvale ja korraga sul on 2 objekti ja nüüd sul tekib võrdlusmoment ja seda Vene aeg ei tahtnud. Ja kui sa loed veel juurde erinevaid teooriaid, siis sul tekib suur pilt ja sa ei sõltu enam ühestki pildist, sa suudad kõike vaadata distantsilt. Ja nüüd me tuleme selle teooriaga ärimaailma. Robert Kagani uuringute järgi, mida ta on viimased 20 aastat teinud, on self-transforming mindile jõudnud ainult 4 juhti 21-st. Enamik juhid endiselt funktsioneerivad ego tasandil sellel minu tahtmine ja ei huvitu sellest, mis on päriselt oluline. Ja see on kaasa toonud totaalselt uue ärimudeli, mille nimi on conscious business. Ja conscious capitalism on termin, mida ma soovin kõigil väga tõsiselt guugeldada. Conscious capitalism. On tekkinud täiesti uus liikumine ja see annab mulle ääretult palju jõudu ja usku edasi sellesse töösse, mida ma teen. Ja selle liikumise aluseks on siis see, et äri, kui me enne rääkisime, et see self-authorized mind keskendub kitsalt, kasum on ainus fookus, see juhib kasum. Aga osad juhid arenevad sellest välja ja mida nad mis juhtub on see, et kui me vaatame nüüd neid ringi eraldi, vaatame stakeholder ringi. Stakeholder on, kes on äri osanikud, osalised. Ja sinna sisse on tekkinud korraga, kui ennem oli objekt või kogu minu töö oli selleks, et teenida omanikule kasumit, siis tänased conscious business'ite juhid näevad, et omanikud on ainult ühe tervikust. Me peame ka vastutama oma inimeste eest. Korraga on objekt, personal on tähtis. Siis tekib arusaamine, kui personal on õnnelik, siis muutuvad kliendid ju tähtsaks. Sest kui personal on õnnelik, siis on klient õnnelik, siis saab olla omanik õnnelik. Ja siis nad mõistavad ka oota, aga me äri ju on ühiskonna osa ja ühiskond on ökosüsteemi osa. Kui ökosüsteemi pole ühiskonda, pole äri. Korraga neil tekib veel objekt, üks stakeholder juurde, keskkonda tuleb hoida. Ja siis loomulikult nad saavad aru, et kui me tahame, et meie äri õritseks, meie partneritel ja tarnijatel ja koostööpartneritel peab hästi minema. Ehk korraga fookus ainult ühelt asjalt, omaniku kasum on tulnud omanik, klient, siseklient, tarnija ja keskkond. Leadership, täiesti uus viis näha, mis on juhi positsioon. On tekkinud uus juhtimismudel, mis pöörab juhtimispüramiidi tagurpidi. Kui ennem oli üleval tippjuht, siis nüüd tippjuht on all. Ja üleval on klient. Klient maksab kõikide palga. Ja seetõttu on uus mudel see, et juht on teenindaja.
juht on see, kelle töö on teenindada teisi juhte, keskastmete juhti töö on teenindada siis eesliini inimesi või tootmise inimesi, et nemad saaksid siis omakorda pakkuda maksimaalselt rahulolu kliendile. Ja kui me läheme siit veel sammu edasi, siis sa näed, et siin on ka kultuur. Korraga on tekkinud üks objekt juurde kasumile, kõigele, mis ma räägin, veel kultuur. Mis asi on kultuur? Kultuur on see väärtused. Me lähtume kokkulepetest, kuidas me käitume, kuidas me oleme. Maailma edukam kingamüüja Zappos, kes on valitud viimased 5 aastat järjest Forbes ajakirja poolt maailma top 10 Fortune 500 tööandjate hulka. Nad maksavad igale uuele töötajale katseaja lõpus, 3 kuud katseaeg, $4000, et palun võta see $4000 vastu, kui sa tunned, et meie kultuur ei sobi sinu isiksusega ja mine siit ettevõttest ära. Sest selle ettevõtte juht Tony Hsieh on öelnud, et esimese 10 tegevusaasta jooksul on nad kaotanud enam kui $320 miljonit kultuuriliselt mitte sobivate inimeste värbamise tõttu. Ja siis on purpose. Ehk veel on üks objekt ja selle objekti point on see. Ed Freeman, Virginia ülikooli professor on öelnud. Just, et organismi töö on toota punaseid vereliblasi, just nagu äri fookus on toota kasumit. Aga nii nagu elu eesmärk ei ole toota ainult punaseid vereliblasid, ei saa olla äri eesmärk toota ainult kasumit. Sest kasumi tootmine ei inspireeri töötajaid. Me peame töötajatega rääkima nende keeles. Seega conscious business võtab enda alla selle, et inimesed hakkavad töötama suurema mõtte jaoks, mis ühendab neid. Nad väärtustavad erinevaid inimgruppe, juhid on teenindajad ja kultuur on see, et meil on mingid väärtused, millest me lähtume, mis on kõigil teada, mis võtavad ära kultuurilised eripäärad. Ehk juhid näevad erinevaid objekte oma teadvuses. Mis see kaasa on toonud? Siin on mõni hulk nendest ettevõtetest. See esinemine läheb ka internetti videokujul üles, rahulikult pausi panna, siit vaadata sügavamalt. Aga mis see kaasa toonud on? See mudel, mida te nägite, see on jällegi ülikoolide poolt kokku pandud mudel ja ülikoolid ju teevad analüüse ettevõtete sees, võttes näiteks neid ettevõtteid on veel, võttes need ettevõtted aluseks uurideks, kuidas nad töötavad. Ja mis tõnnud on? On sügi raamat Firms of Endearment, 2013 aasta kirjandust. Kui paljud teist on kuulnud Jim Collinsi good to great teooriast ehk heast suurepäraseks teooriaks. Vaatame nüüd natuke, kui ajas maha on Jim Collinsi teooriat. Aastad 1998 kuni 2013 jälgiti siis Firms of Endearment, mis tähendab ettevõtted, mis hoolivad, mis on siis sellele eelnevale conscious businessi mudelile üles ehitatud. Ja mida me näeme on see, et sellel ajaperioodil 1998 kuni 2013 kasvasid FOD ehk need ettevõtted, mis siis baseerusid oluliselt laiemale pildile kui omaniku kasum. Keskmise S ja B, Sons ja Proctor äriindeksiga võrreldes 14:1. Ja good to great kompanidega, millest Jim Collins kirjutab, kasvasid nad 6:1. Ehk selle ajaperioodil tegid 15 aasta jooksul FOD 1681% kasvu, good to great tegid 263% kasvu ja SB ehk üldine börs nende konkureerivad ettevõtted 118% kasvu. Siit tuleb väga selgelt välja, et hoolimine on kõige ratsionaalsem viis äri tegemiseks ja uue kooli investorid, kui nad tahavad raha teenida reaalselt, näiteks kui nad oleks paigutanud aastale 92 $10,000 Starbucks, mis on üks FODest aktsiasse, oleks nad aastaks 2002 teenid 6500% return'i oma investeeringut, sest see raha oleks kasvanud $650,000. Ja kui sa arvad, et Starbucks on kohviäris, siis sa eksid räigalt, sest Starbucks ütleb, we are not in the coffee business serving people, but we are in the people business serving coffee. Et kogu uue aja ärifookus on inimene. Kõige tähtsam fookus on inimene, sest inimene teeb rahul oleva kliendi ja inimene teeb ettevõttele kasumi. Ja kui me mõtleme, et inimene on kõige tähtsam, siis me jõuame sellises fookuseni, et kellele see mõtlemine sarnaneb. Ja see mõtlemine on just kui naiselik mõtlemine, inimene, hoolime inimestest. Ja tead, sul on õigus. Sellel põhjusel, et enamike neist ettevõtetest keskastme tasandil juhivadki naised. Ja ma olen täitsa veendunud, et naised teevad selle maailma korda ja selles on hästi suur põhjus. Üks on see,
et igas naises on, ja seda ei saa ümber lükata, seda lauset, et ja ma räägin ainult naisest kui teist naist, ja kui vaatad, palju siin ruumis on naise proportsionaalselt, see annab ka mingit infot. Ema lind, ema lõvi, iga naine, üks osa loodusest, evolutsiooniliselt arenenud, tunneb ära selle, mis on õige ja hea. Ja see kusagil intuitiivselt iga tegu, mis aitab kaasa liigi säilimisele ja lastele turvalise elukeskkonna loomisele, saab naistepoolse toetuse. Ja põhjus, miks need ettevõtted on nii tippu jõudnud selle lühikese ajaga, sest nad teevad igapäevaselt oma nii palju tegusi, millest naised räägivad teistele naistele. Iga äri, mis oma tegutsemise toel aitab naistes tekitada tunnet, et see, mida nad teevad, aitab alateadlikult kaasa liigi säilimisele ja lastele turvalise elukeskkonna loomisele, saab automaatselt soosigu. Sest naised jagavad kõikides, ka sotsiaalmeediakanalites kõige rohkem. Facebook, Twitter, Pinterest, põhikasutajad, Instagram, naised. Ainus sotsiaalmeediakanal, mida mehed rohkem kasutavad, on LinkedIn. Naised teevad selle maailma korda, sest ma olen veendunud, et mingil tasandil tunnevad naised ka oma vastutust selle maailma siia viimise eest. Sest vaata, kui sa vaatad ükskõik mida inetut maailmas, metsade hävitamine, looduse saastamine, sõjad, siis just kui saaks minna mööda lineaarselt, mees on süüdi. Mees on see, kes seda teeb ja just kui need ettevõtted, kes maailma kõige rohkem laastavad, mehed juhivad. Aga vaata seda slaidi siin. Mis ma sellise slaidi panin on see, et miks mehed saavad maailma niimoodi juhtida. Ja vaata, täna on minu tunne hästi selgelt see, et 68% naistest võrreldes meestega, keda ainult 33%. Kui nad ei suuda eristada oma negatiivseid emotsioone ja emotsioonid võtavad nüüd üle, nad ei näe emotsioone kui objekte oma teadvuses. 68% läheb seda negatiivset emotsiooni maandama shoppamisega. Shopping is cheaper than a psychiatrist. Ja vaata see paha tuju. Ja siis see reklaamimaailm, et paha tuju nagu resultaat on nagu pane pidu ja tahaks veel ägedamaid riideid ja tahaks seda feimi. Ja sa ei saa eirata, et selline värk Eestis ei toimu ja ümber meie maailma. Ööklubid oleks tühjad, kui naisi maailmas ei oleks. Mehed üldiselt ei lähe ööklubisse niisama. Nad lähevad sinna konkureerima võt selle pildi pärast. Sest me oleme kasvanud ühiskonnas, kus kõik mehed tahavad seda kõige ilusamat, kõige targemat, kõige paremat naist ja siis see prototüüp, kuidas seda saada, on see, mida väga suur hulk naistest näitab. Osta mulle asju. Tee minu halb, sina oled süüdi, et mul on paha tuju, tee mind õnnelikuks. Ja mind teevad õnnelikuks asjad ja mind teevad õnnelikuks ilus maja ja ma tahan oma lapsele ka ilusat vankrit, palun kõige paremat. Ja siis need vaesed mehed punnivad selle nimel, et sina naine oleks õnnelik, sest sa muidu ei saa omalt emotsioonidega ise hakkama. Ja see on loonud tänase maailma. See, kes neid käekotte tahab, siis kellele neid riideid toodetes meestele. Vaata statistikat, kui palju kulutavad mehed riietele versus naised. Ja vaata, keegi õmbleb neid riideid siin. Ja nende riiete tulemusena tekib kõik see. Ehk naised saavad hästi selgelt oma vastutusest aru, et kui nemad ei muutu, siis mehed ei tule järgi, sest seni, kuni naised elavad selles vanas egopõhises teadmises, self-authoring mindis, mina tahan, siis mees tunneb kohustust talle seda pakkuda. Ja siis mehed võistlevad selle, kellel on suurem muskel, kellel on ilusam auto, kellel on rohkem raha. Ja siis nad ei tee seda, mis on õige, vaid see, mis toob raha sisse. Ja vaata, seetõttu ongi oluline see, et ma käisin mõnda aega tagasi, käis Eestis mul külas üks naine ja me käisime söömas, siis oli üks tütarlaps Austraaliast, tema ema, siis oli see tütarlapse boyfriend Sri Lankalt ja siis oli see boyfriend'i sõbranna Sri Lankalt. Ja me istusime ühes Tallinna vene restoranis ja see tütarlaps Sri Lankalt nägi välja selline, teate, seebikate kõige kaunim, tõmmu, imeilusad ehted istus väga väärikalt seal niimoodi, hästi viisakalt niimoodi ja ma vaatasin, vau, ilus. Ja hüpnoos juba toimus. Ja siis ma küsisin igast küsimusi ja siis ta ütles mulle, I am a Buddhist. Ja siis ma mõtlesin,
issand, on ilus ja veel vaimne ka. Mina olen nüüd aastaid Aasias reisinud budismiga tuttunud, mõtlesin, no võt see ongi see neobudism, et sa just oskad väärtustada nagu enda eest hoolitsemist, millest Ken Wilber kirjutab ja samas ka sügavusse minna, mõlemasse diametrisse. Ja siis käis see teenindaja seal lauas ja siis iga kord, kui see teenindaja tuli, ta segas jutule vahele. Meil oli mingi jutt poolest tuli, sorry, is everything okay. Mille peale see budist tüdruk siis mõne aja pärast ütles, teate, mul käib see kuradi Eesti teenindus nii närvidele, et käib kogu aeg midagi tahtmas ja küsimas. Ja siis ta tuli jälle see teenindus, no näed, ei suuda üldse nagu aru saada, millal on õige aeg tulla. Ja siis mingi hetk see tüdruk teenindaja tuli minu kõrval, ütles, et kas ma võin tuua magustoidu ja kuna ta jälle segas mind, siis see tüdruk seal lauas peaaegu raevus. No ei suuda, no me ei saa rääkida nad kogu aeg, mis teil siin Eestis viga on, mida te käite siin kogu aeg lauad. Ja see hetk, kui ta sädistas, tuli just see hetk, see tüdruk tuli tema juurde nende magustoidu menüüdega, just see hetk, kui ta rääkis kuradi Eesti teenindus ja pani talle sorry, I brought ja siis see tüdruk tõusis püsti. Get the fuck away from here, I will kill you, bitch, I will kill you. Harjus üle selle restorani vene kliendid ehmatasid ära, teenindab menüüd maha, läks nuttes taha ruumi. I am a buddhist. Ja vaata, see on see fake budism, see on see fake spirituaalsus, käime tantrakursustel ja siis nagu räägime, kui tantristlikud me oleme. Ja siis nagu, terrarium. Või mis iganes need on. See point ei ole, et üks välistab teist, aga point on see, et kui ma olin Himaalajas, siis seal istusid kaks vanameest ühes restoranis. Üks oli vist budist, teine oli kristlane. Ja siis see budist ütles, et I can't believe that you are so stupid that you believe in Jesus Christ. Jesus Christ didn't exist. Ja siis, kuidas? Piibel on kõige autoriteetsem raamat maailmas. Mis piibel? Buda õpetus? Ei no kuradi, Buda polnud olemas, see on mingi fake jumal, on ju tegelikult ainult Jeesus. Ja vaatad kõrvalt ja siis mõtled, et huvitav, et kui Buda ja Jeesus ise seal praegu istuks, kas nad ka vaidleks niimoodi, kellel on õigus? Ja vaata, see ongi samm sügavamale. Vahet ei ole, kellel on õigus, tõetunned sa siin sees ära. Ja ma rääkisin seda lugu sellest tüdrukust siis, kes sai sõimata Rataskaevu 16 personalile. Nagu ma ütlesin, nad on 23 kuud olnud järjest valitud inimeste poolt TripAdvisoris Tallinna kõige paremaks restoraniks. Neil oli ühel hetkel rohkem 5 tärni arvustusi kui kogu TripAdvisori top 10 kokku ühel Eesti restoranil. Ja ma küsisin nende teenindajate, et nad on selle tasemel, et nagu lihtsalt sul on väga raske seal lauda saada. Parimad teenivad 3000 eurot kuus, joot raha. Kas kujutad ette, milline peab olema teeninduse tase, et sa saaks sellisel hulgal tasu? Ja ma küsisin nende parimatelt teenindajatelt, rääkisin neile selle loo. Kuulge, kuidas siis vältida seda, et te saaksite sõimata? Ja siis nende parim teenindaja ütles, hästi lihtne, tehke nii nagu mina. Ma küsin, mis sa teed? Ma juba viimased 5 aastat loen iga päev, iga õhtu Eckhart Tollet. Ja siis mõtlesin, mis see tähendab? Ja siis ta ütleski, et läbi Eckhart Tolle lugemise on ta õppinud nägema oma emotsioone ja mõtteid kõrvalt. Iga kord, kui see ärrituvus tahab temast tekkida, ta vaatab seda ärrituvust, aga teised ei näe teda ärritumas. Mis tähendab, ta suudab see, mida Ingvar ütles, ta suudab tegutseda adekvaatselt hetke vajadustest lähtuvalt ja ei too sinna mõttemüra sisse. Ja see mõttemürata tegutsemine on taanud kaasa kõige inspireerivama meeskonna töö, mida ma olen Eestis näinud. Mine sinna ja vaata, kuidas nad asju teevad. Ja see on toonud kaasa selle, et sellest kohast räägitakse rahvusvaheliselt. Ma olen Soome, Rootsi, täiesti erinevatel konverentsidel olen kuulnud inimesi rääkimas Rataskaevu 16 restoranist ja selle teenindusest. Mis omakorda tähendab seda, et see on ju maal. Nende teenindus on maal, aga sellele maalile eelneb protsess. Ja nüüd tekib küsimus, kui me võtame nende teeninduse ja viime selle mujale, kas nad teevad järgi ei tee, sest enne protsessi on allikas. Ja allika sees on inimene, see, mis seal toimub. Ja seal absoluutselt kõik teenindajad tegelevad isiksuse arenguga, mitte lugedes raamatuid, kuidas edukaks ja rikkaks saada, vaid kuidas vaigistada seda mürakasti siin peas ja kuidas muutuda teadlikuks oma emotsioonidest, mis on toonud kaasa filigraanse viisi inimeste teenindamisel. Ja nemad on minu jaoks väga tähtis näide sellepärast, et nemad esindavad seda conscious businessit. Nad esindavad minu jaoks seda mudelit, kus juht on selleks, et teenindada oma inimesi.
Rain Tunger, kes on selle koha eestvedaja, ütles mulle hiljuti sükse lause. Ta ütles, Alar, ma olen avastanud, et restoranis elam ei ole asi ammu professionaalsuses, see on see protsess. Ei ole ka asi selles, et kuidas luua elamusi, see juhtub protsessi tulemusena. Vaid asi on selles, kuidas me suudan oma personalist tekitada üksteise vastu hellust ja hoolivust, nii et nad saaksid üksteisega koos sellise positiivse elamuse, et nad tahaks seda hellust ja hoolivust jagada ka teistega. Kusjuures Rain Tungeri esmaspäeva õhtune saade Progressioon on valitud terve aasta järjest Raadio 2 enim järelkuulatud saateks internetist. Ja ma arvan, üks põhjuseid, miks see nii on, ei ole mitte ainult Raini muusika, vaid see, et iga saade Rain jagab oma sõnades hellust ja armastust raadiokuulajatega. See sama Rain läheb tööle, jagab neid oma personaliga. Ja see oma Rain oma personaliga jagatu viib edasi siis läbi personali inimesteni. Ja mis see kaasa toob, on see, et äril on edu ja Eestist räägitakse rahvusvaheliselt. Ja see ongi minu soov, sellepärast, et vaata, Baalist räägitakse ka rahvusvaheliselt. Ma tahaks, et Eestist räägitakse üks hetk kui riigist, mis on just Põhjamaade Baali. Sest mida me teame, miks me Aasiast räägime, sest see on headust nii palju. Meil on kõik see potentsiaal olemas, sa nägid, et meil on geneetiliselt, oli igasugune eeldus, me olime geneetiliselt ju selle koha peal, meil oli kõige vähem meie naaberrahvastest seda geeni, mis peaks tegema meid õnnetus. Meil on geneetiliselt kõik eeldused olemas. Nüüd me juba istume teadlikkuse konverentsil. See on tohutu samm. Siin on 270 või rohkem inimest, teil on kõigil oma tuttavad, kellega nendest teemadest nagunii räägite, kes siia ühel või teisel põhjusel ei jõudnud. Meil on vähemalt 10 000. 10 000 on meie elanikkonda arvestades kindlasti võimsam jõupositsioon kui Ameerika samal teemal rääkivad inimesed. On täitsa veendunud, et Eesti muutub mitte IT-maaks see, mida meist räägitakse, see on juba juhtunud. Aga meist hakatakse rääkima kui eeskujudena sellest, kuidas asju hästi teha, nii et inimestel on hea olla. Mitte me ei ole siin, ei tõuse well-being'u tabelis, me tõuseme tabelis sellest, et seal on headust palju ja ma siis nagu natuke tegin sohki. Sinna me võiksime liikuda. Seega hoiame allikas puhas, siis on vesi selge ja paistab läbi. Aitäh teile!